See video on tavakasutajatele kõne skript, aga sellises olukorras, kus kuulutus on aegunud, ehk siis kuulutus on maha võetud, sa oled jälginud kõiki tavakasutajaid ja järsku enam seda kuulutust ei ole. Ja see kõne, see skript võiks olla järgmine. Tere, minu nimi on Elari Tamm, ma helistan Arko-Varganiisera büroost, et on sobiv aeg rääkida. Ma märkasin, et teie kodu ei ole enam City 24 üleval. Kas müüsite maha või on endiselt saadaval? Endiselt saadaval. Ma ei näinud kuulutuse juures videot. Kas te tegite seda või pigem siis ei teinud videot oma kuulutuse juurde või oma kodust? Ei teinud. Kuidas teile tundub, kas praegusel turul võiks olla oluline üks vahend teha videot või selline virtuaalne tuur kinnisvarast või kodust? Jah, ma olen ka ise vaadanud neid videosid ja olen märganud. Ja siis ma vaatasin ka seda, et teie kuulutusest oli kuskil 10 fotot, aga tänapäevas ostjad soovivad pigem sellist 20 väga head fotot. Ma ei tea, kas te arvate, et sellest oleks kasu ostja leidmisel? Jah, miks mitte? Kui lubate küsida, kuhu piirkonna olete plaanimas kolida, klient vastab teile. See on väga hea piirkond. Kas kodu on seal teil välja vaadatud? Jah, aga ennem on vaja see kodu siin maha müüa. Teate, ma olen homme teie piirkonnas kell 16. Ma ei tea, kas teile sobiks, kui ma astuksin läbi, võime natuke mõelda seal turunduse peale, mida võiks veel teha selleks, et teda kodu müüa. Ja kui see sobib, siis ma valmistan ette ka sellised väga lihtsad kirjad, mis on väga efektiivne võimalus ostja leidmiseks. Ostuhuviliste leidmiseks. Klient küsib, mis tüüpi kiri. See on lihtne kiri, kus ma lihtsalt kirjutan, et hei, mul on ostuhuvilisi, kes otsivad teie piirkonnas kodu, kui kaalute müüki, helistage kõigepealt mulle. Ja see on tõesti lihtne kiri, mis annab teada, et mul on ostuhuvilisi teie piirkonnas. See on selline lihtne kõne, mis aitab sul seda klienti kõnetada, kelle objekti müük ei õnnestunud. Ehk siis, kelle kodumüük ei õnnestunud ja võib-olla sellest tekib üks võimalus sul saada objekt müüki. Muideks, väga suur võimalus.